Jumala sõna juurde. Palvetame enne, kui ma hakkan seda teemat jagama. Isa, ma palun, et sa annaksid meile täna ilmutuslikke teadmisi, siis me kasvaksime sinu tundmises, mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärke, sinu igatsusi. Isa, palun, et sa avaksid oma sõna ukse mulle, rääkida just neid asju, mis on sinu südames. Isa, et sinu tahe saaksin sellel koosolekul just teostud, nii sa oled plaaninud. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumala. Täna ma räägin sellisest teemast, mille pealkirjaks on oma kogudus. Ja mõni võiks küsida, et kas sellel on mingi seos ka tervenemisega? Hämmastav on see, et tegelikult väga suur. Ja ma loen sulle siia algusesse ühest raamatust ühe tsitaadi. See on plaanid, eesmärgid ja taotlused, mis on kirjutatud Kenneth Hagini poolt. Ma vaatasin, et eestikeelne tõlge oli 89 veel välja antud lausa. Et üsna ammu tegelikult välja tulnud raamat. Ma loodan, et ma vaatasin õiget seda numbrit. Ma hakkasin mõtlema, et äkki ta võiks olla 90-ndates. No mis iganes. Aga kuskil ta sinna jääb. Ta võid ise vaadata. Siis selles raamatus ühes peatükis, kus on juttu siis sellest, kuidas Jumal ehitab oma koda või oma kogudust üldse. Ja siis ta ütleb niimoodi. Ühe õhtuse palvekoosoleku ajal põlvitasin ma parajasti laval tooli kõrval, kui issand rääkis minuga. Ja ta ütles, sa oled juba aastaid jutlustanud Jakobuse 5.14 ja 15 kirjakohtade põhjal. Kas oled seda märganud, et seal räägitakse palvest ja tervenemisest, mitte palvest, nõuandmisest ja tervendamisest? Loomulikult peame õpetama inimestele Jumala sõna. Meie igapäevased tunnid, kus me õpetasime tervenemisest, rajanesid sellele. Aga issand ütles mulle, mine ja loe silti maja seinal. Seal on kirjutatud palve ja tervenemise keskus. See oli see, mille nad olid siis käivitunud omal ajal. Palve ja tervenemise keskus. Ja sinna ei ole kirjutatud mitte palve, nõuandmise ja tervenemise keskus. Et siis Jumal tegelikult korrigeeris seda, et nad olid toonud ühe elemendi sinna juurde ja olid toonud juurde nõuandmise. Ja mismoodi talle Jeesus veel ütles konkreetselt selles situatsioonis. Mina ei käskinud sul inimestele nõu anda. Selle lisasid sa ise juurde. Seejärel ütles ta mulle järgmised sõnad. Paneme tõesti hoolega tähele. Ära anna mitte kellegile muule nõu, kui vaid oma karjale. Sa võid nõustada kooli töötajaid ja õpilasi, sest nemad on sinu kari. Aga ära püüa teistele nõu anda. Kui nad vajavad nõuannet, siis peaksid nad seda saama oma karja juurest. Ja kui nad ei kuulu ühegi karja hulka, siis see ongi nende probleem. Nüüd, kas sa saad aru, mis kontekstis see kõik on räägitud? Nendel oli palve ja tervenemiskeskus. Inimesed tulid sinna kohale, sinna tervenduskooli, selleks, et kuulata Jumala sõna ja saada usus üles ehitatud ja terveks saada. Ja Jeesus isiklikult ütles talle, et ta ei tegeleks nende inimeste nõustamisega, sest et nad peaksid nõuannet saama kus kohast? Oma kogudusest. Seesama viide siis sellele karjale viitab just selle oma kogudusele. Ja see on nüüd üks väga tõsine asi ja ütleb, ja nüüd selles kontekstis just, et nende probleemide allikas ongi see, kui neil ei ole oma kogudust. Ehk siis selles kontekstis saame aru veel tervenemise puudumine. See, et nad ei ole terved, on põhjustatud sellest, et neil ei ole oma kogudust. Nüüd see on asi, me võime usaldada Kenneth Haginit, et selles mõttes, kui ta sihukese asja välja tõi, et see oli Jeesus ütlemas seda. Ja meil on tegelikult piiblist ka kirjakohti, mis seda kinnitavad, sest me ei saa ainult sellele tema isiklikule kogemusele ehitada. Nii et me näeme seda, et tegelikult kuivõrd oluline on see, et see, kui inimene tahab olla terve, tal on vaja ka oma kodukogudust. Nüüd see ei ole mis iganes kogudust, vaid tal on vaja just seda kogudust, kus Jumal teda on pannud. Nüüd ma olen olnud ise palvetamas ka inimeste eest, kes on, ütleme, väga tõsises kriisis. Tuleb üks situatsioon meelde ühe meesterahvaga, kes tal oli maovähk ja see oli suhteliselt kaugele arenenud. Ja ta kutsus mind haiglasse, et ma võiksin tõest paluda. Ta oli küll juba teatud vanuses, ma ei mäleta, ma arvaks, et ta oli kuskil 60-70 vahel või midagi sinna kanti. Aga siiski see ei ole veel päris paras aeg, et minna siiski. Sest Jumal oleks tahtnud, ta oleks võinud veel elada ja mitte haigena minna. Aga kui ma hakkasin taga rääkima,
siis ta oli kuulnud tervenemise sõnumit ja oli kuulnud seda, et ma ise olin rääkinud tervenemisest ja tol ajal siis Pereraadios olid ka tervenduskooli saated kuuldaval ja ta vist oli ikka sattunud kuulama. Ja see oli tegelikult tema jaoks täiesti uus sõnum, mis ta ei olnud nagu sellisel kujul esitatuna kuulnud eriti. Ta oli käinud ühes koguduses, kus usuti, et Jumal alati ei taha kõiki haigeid terveks teha. Jumal vahest teeb mõningaid haigeid terveks teha. Ja mäletan, kui ma seal palusin ta eest, ma teadsin, et ta kahjuks läheb. Miks pärast? Sest et on mõningad asjad, mis inimestesse pannakse aastate ja aastakümnete jooksul. Sa ei saa seda paari kuu või paari nädalaga muuta niivõrd radikaalselt. Juhul, kui ütles, et vaimuanniniga Jumal ei sekku. Aga kui me räägime usu ülesehitamisel ja arusaamade ülesehitamisel, siis seda ei õnnestu tavaliselt niimoodi paari nädalaga muuta, sest seal oli tegelikult väga kriitiline see asi või selles väga tõsine see asi. Et just nagu öeldakse, seal oli paari nädala küsimusest, et ta üsna kiiresti ta läks küll issanda juurde, aga see ei olnud Jumala plaan. Nii et see on tegelikult väga oluline, mis koguduses sa ka käid. Kui inimesed käivad koguduses, kus õpetatakse, Jumal ei taha kõiki haigeid terveks teha või alati ta ei tee terveks või midagi taolist, otsitakse või mingisuguseid kirjakohti, mida väänatakse ära, siis on väga suur võimalus, et need inimesed eriti tõsistes olukordades ei saa terveks. Sest Jumal tahaks küll neid terveks teha, aga nende usk on rikutud selle vale õpetuse tõttu. Nii et see ei ole päris üksta kõik, mis koguduses käia. Nüüd ma ei taha, nagu öeldakse, kuidagi halba valgusesse kogudusi kõiki panna, aga ma usun, et suurem osa kogudus ikkagi ei õpeta alati ka negatiivseid asju, nii ja naa nende asjadega vahest. Igaüks peab ise teadma seda. Aga see on oluline see, et meil on vaja ka õiget Jumala sõna õpetust, mis me saame sellest kogudusest. Sa võid minuga koos üles otsida sellise kirjakoha, see on siis Mattuse 9. peatükk. Ja hakkame vaatama seda teemat, just seda sama koguduse ja just seda tervenemise seost nägema. Kuidas süke asi, nagu öeldakse, mõjutab otseselt inimesi, kas nad on ka terved. Ja Mattuse 9.35. Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad, õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Sa näed siin, ta kirjeldab siis Jeesuse teenistust ja toob välja 3 ala tema teenistuses. Ja me näeme samasugust rõhuasetust mitmes kirjakohas veel isegi, kus ta räägib sellest, et ta õpetas Jumala sõna, ta kuulutas Jumala sõna ja siis ta tervendas haigeid. Me näeme, et need 3 olulist elementi olid tema teenistuses olemas. Nüüd 2/3, ma võin niimoodi, et protsendid panda, kuigi see protsent sellel kirjutatud päris või koguseid, aga me võime siiski aru saada, et see rõhuasetus oli sellisel kombel just, et 2/3 tegeles millega Jumala sõna jagamisega. Ehk siis õpetuse ja jutlustamisega. 2/3. Nüüd see peaks olema ka siis tänase päeva ka koguduste rõhuasetus. Kui me räägime siis inimestest, kes on tulnud käimas koos Jumalaga, siis nendel on vaja 2/3 kogu sellest asjast, mis siis kogudustes tehakse, peaks olema kindlasti väga tugeva rõhuga just Jumala sõna õpetamine ja selle jutlustamine. Nüüd, kui me oleme ausad, siis kahjuks tänasel päeval on hakanud see protsent väga kaugele sellest minema. Kus on paljusid kogudusi, kus ütleme, kogu koguduse koosolek, üldse kõik kokku vahest isegi, kestab umbes tund aega. Tõsimeeli, sa küsis, süksid kogudus on olemas, küllaga. Kõik see asi, mis kokku on, kui jätame lõpus võib-olla mingisuguse söömise või sükse asja nagu välja, aga me räägime koosolekust kui sellisest, siis see on umbes tund aega pikk. Sellest võib-olla, ütleme, 15-20 minutit on ülistust või ütleme, Jumalale tänu andmist. Ja siis kuskil teine 15-20 minutit sellest on siis nii-öelda seda jutlust ja siis on kõike muud teateid ja igasugust muud sükest, mis iganes seal siis on mingid tunnistusi või asju või midagi taolist, aga tegelikult Jumala sõna ei ole enam keskne ja see ei ole enam 2/3. Nüüd see on, ütleme, kui sa oled kauem kristlane olnud, ütleme 90-ndate algusest, ütleme, kus just ka ususõna liikumine ja võiks öelda ka just õpetusliikumine, kui selline sai käivitatud, siis oli väga tugeva rõhu all just see, et sõna õpetus. Tuldi kohale, istuti maha, ütleme küll, kiideti, ülistati Jumalat ja siis tund
poolteist oli väga tavaline. Sageli oli niimoodi, et tehti isegi koosolekuid lausa topelt selles mõttes, et nii-öelda vaheaeg väike ja pandi veel 1 tund või poolteist ja sealt edasi. Ja sageli tehti niimoodi regulaarselt lausa. Nüüd, kui sa teed kesknädalale koosoleku, et õpetuskoosolek on selle nimi, mis iganes ta siis parasjagu on, siis kahjuks inimesed ei tule sellele millegi pärast või väga suur protsent ei tule neile. Miks pärast, sest inimesed ei pea tegelikult õpetust piisavalt tähtsaks. Aga mida Jeesus tegi? Pidas tähtsaks. Nüüd Jeesus ütleb, et me peaksime tegema tema tegusid. Paljudel inimestel kohe nii-öelda mõttes tuleb koha, see tähendab siis, et peame imesid tunnustähti tegema. Jeesus ei teinud ainult imesid tunnustähti, selle kirjakoha järgi ta õpetas ja kuulutas rohkem isegi, kui ta tegi imesid tunnustähti. Nüüd seda rohkem on väga raske võib-olla mõõta küll, aga seda aru. Aga sellegi poolest rõhuasetus oli väga tugevalt Jumala sõna õpetamisel. Sest me näeme kirjakohti, kus öeldakse, ja ta hakkas jälle õpetama või ta õpetas, on Piiblis Uues Testamendis üllatavalt palju. Sa võid teha isegi otsingu, kui sind huvitab vaadata seda, siis sa leiad seda, et Jeesus õpetas väga palju Jumala sõna. Ja meil on tema õpetusi päris palju Piiblis ka kirjeldatud, erinevaid asju lahti ja kõiki arvatavasti meil siin ei ole. Aga need olulised, mis meil oli vaja, need on siia kirja pandud. Nüüd vaatame edasi, nüüd see vahepealkiri, loe sellest üle rahulikult, ära lase ennast häirida, et nagu nüüd midagi mõte muutuks või sisu muutuks, see on nüüd eelmisega väga oluliselt seotud. Ja see järgmine lause nüüd, aga kui ta rahva hulki nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Ma loen sulle nüüd selle sama 36. salmi laindud tõlkes, et anda selle asjale kogu see laiem nii-öelda sisu tuua välja. Ütleb, kui ta nägi rahva hulka, oli ta liigutud kaastundest ja kahjutundest nende vastu. Me näeme siis kaastunne ja kahjutunne, mõlemad nii-öelda saavad üles temas õhutatud. Ja siis ta ütleb, sest nad olid, ta kirjeldab, mis selle situatsioonis need inimesed olid, segaduses, ahistatud ja ahastuses ja masendunud ja abitud, nagu lambad, kellel pole karjast. Nüüd, mis juhtub ühe lamba karjaga, kui tal ei ole karjast, siis ta on väga kaootiliselt ja ta on väga, need inimesed on, mis see pandist inimesed, seal võrdpilt on inimestega, ütleme, kui lammastest päris räägime, siis need lambad on kuskil seal laiali, nad on kuskil seal söövad, kes teab, kus kohas erinevad, mis iganes hundid või kõik teab, muu loomad võivad tulla ja lihtsalt aeg-ajalt neid nahka panna. Nii et selles mõttes selline lambakari, sellest mingil hetkel lõpuks pole tast enam midagi järgi. Ja nüüd ta võrdleb neid inimesi, et nad, nagu öeldakse, on nagu lambad, kellel ei ole keda karjast. Nüüd me teame, Piiblis meil on seesama sõna karjane kasutatud teistes kohtas ka ja see räägib tegelikult pastorist. Nüüd, kui sa märkad, siin ei ole kirjutatud, et neil ei ole apostlit. Mitte seda öeldes, et apostli amet ei ole oluline amet. Sellel on oma koht. Aga see lammas vajab karjast. Ja ta on piinatud ja vintsutatud, ta on segaduses ja ta on ahistatud ja ahastuses ja erinevates muudes masenduses ja abitu just sellepärast, et tal ei ole karjast. Nüüd siin ei ole lihtsalt räägitud, et mingisugust karjast. Vahest ma tean, mõningad kristlased on see, et nad käivad ühel pühapäeval ühes koguduses, teisel pühapäeval teises koguduses. Aga me ei näe sükest praktikat Piiblis, sest inimesed said osa ühest kohalikust kogudusest, sest me näeme kõik kirjad, mis meil on kirjutatud Piiblis, mis on kogudustele suunatud konkreetselt. Meil on mõned kirjad, mis on ka nii-öelda suunatud, ütleme konkreetselt inimestele, mis on Timotuse kiri ja mis iganes, aga enamus on, ütleme, kirjutatud kogudustele, siis need hakkavad lausa peale, et see on sellele konkreetsele kogudusele, kes käib siis selles konkreetses linnas või selles piirkonnas koos. Ja me näeme, et need inimesed, kui nad said päästetud, siis nad liitusid selle kogudusega selles kohas seal. Et me näeme, et Jumal on selle sellisel kombel paika pannud, sest et me näeme ka seda, et näiteks kui alguses Jumal loob inimese, siis ta ei loo lihtsalt ainult meest ja naist, vaid ta loob ka perekonna. Ehk siis ta loob keskkonna, kuhu võiksid hiljem lapsed sündida ja neil oleks keskkond, kus nad saaksid kasvada ja areneda ja teha, mis vaja on, ütleme. Nüüd me näeme hiljem, kui tuleb nelipühipäeval vaadatakse püha vaim välja. Näeme seda pärast seda, kui Jeesus surnust üles tõusnud, midagi väga olulist saab paika pandud. Ta loob kohe koguduse. Nelipühipäevaga tegelikult on seesama koguduse loomine toimub tegelikult.
Ehk siis me võime seda küll nimetada alguses nagu ülemaailmseks koguduseks, sest et sealt see hakkas nagu edasi laiali minema, aga tegelikult sealt tekkis konkreetselt siis Jeruusalemma kogudus. Ja hiljem tekkis veel teisi kogudusi erinevates teistes linnades. Aga me näeme siis, Jumal lõi koguduse ja nagu lapsel on vaja perekonda, et normaalselt kasvada. See on sama arus, et see ideaal, kahjuks alati see ideaal ei ole praktikas, aga inimesel on ka vaja kogudus selleks, et kasvada. Ja seda on igale kristlasele vaja, nagu öeldakse, pidevalt rääkida. See on üks olulisi aluselisi asju, mida inimesel on vaja. Tal on Jumala sõna vaja uurida, tal on vaja palvetada, aga tal on vaja ka koguduses kohal käia. Ja me näeme nüüd need samad inimesed, kelle ta viitab, kes tegelikult me näeme, kellel ta kuulutab ka sõna ja kes olid tegelikult just ka haiged, keda oli teenimas. Ja nad olid nendes samades probleemides sellepärast, et neil ei olnud karjast. Nüüd Jeesus näeb juba selles situatsioonis ette vajadust karjase järgi. Nüüd sa võid näha, et nendest teistest, ütleme, armuandidest, millest ka Efesuse kiri räägib, ei ole siin veel juttu. Meil räägitakse küll ka apostlitest, kui apostlid paneb paika, aga me näeme, et teistest andidest veel ei ole juttu. Aga me näeme juba nüüd on karjasele viide olemas siin selles kirjakohas. Vaatame korra Efesuse kirja 4. peatükk ja loen 8. salmist. Nüüd, see viitab siis Jeesuse surmale ja tema üles tõusmisele, kogu see kirjeldus, ja siis ta ütleb selle sees huvitava asja. Ta ütleb, ta läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande. Kas sa märkad, ta andis inimestele ande. Aga ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta ka enne on läinud alla maa-alamasse paikadesse, kes on läinud alla, on sama, kes on läinud üles üle kõigi taevaste, et tema kõik täidaks. Ja nüüd ta ütleb, et ta andis inimestele ande, ta seletab tegelikult selle lahti. Ja tema on pannud mõned apostleks ja mõned prohveteks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseks ja õpetajaks. Et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täis ja mõõtu mööda. Ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutakse ja kõigutakse igas õpetuse tuules, inimeste pettemänguga ja nende vembutamistega eksiõpetusse võrgutamiseks. Vaid et me tõtt taodeldes armastuses kasvaksime kõigest selle sisse, kes on pea Kristus, kellest kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järgi ja kes teeb, et ihu kasvab enese üles ehitamiseks armastuses. Sa märkis, et nüüd tuli alles punkt. Ma ei saanud selle pärast lõpetada seda. Lause oli pooleli. Nüüd ma ei hakka kõige nende detailidega siin praegu tegelema, aga sa märkad, siis ta ütleb, et ta andis inimestele ande. Nüüd me võime seda fraasi vaadata kahte moodi. Selles mõttes, et ta andis inimestele ande, et ta andis inimestele anni, et nad võiksid olla siis, kes on kutsutud siis apostli ametisse, kes on prohveti ametisse, kes on kutsutud pastori ametisse, õpetaja ametisse või evangelisti ametisse. Aga teise külje pealt võime vaadata, ta andis inimestele ande nende inimeste näol, kellel oli selline kutse. Tähendab, need samad annid ehk need inimesed, need on ka Jumala poolt sulle antud, kui annid, kingitused. Mis asja? Ma pole niimoodi mõelnudki. Aga see on see, millele ka Jumala sõna viitab. Et ka pastor on sinu jaoks, kui üks Jumala poolne, see sõna and viitab ka sõnale kingitus, tegelikult on selle taga isegi. Nüüd ta on Jumala poolne and sulle. Ta on andnud sulle ühe inimese, keda sul on vaja. Nüüd üks asi, mis vahel mõned kristlased võivad teha tõsise vea, nad ütlevad, et mul on vaja Jumalat ja mul on vaja Jeesust ja see on kõik, mis mul on vaja. Ja see ei ole tegelikult õige. Sa ütled, kuidas mul on Jumalat ja mul on Jeesust vaja, see ongi kõik, mis mul vaja on. Ei, sul ei ole ainult neid vaja. Kas sa märkad, et nad olid piinatud ja pintsutatud sellepärast, et neil olid karjast? Nendel oli ligipääs Jumala pojale, neil oli ligipääs ka Jumala isale põhimõtteliselt. Aga nad olid karjast, nad olid piinatud ja pintsutud. Me näeme seda, meil on ka vaja inimesi. Ütlen, nüüd me ei saa olla, meil on keskajas, et me oleme sõltuvad inimestest, et pastor palveta minu eestest, et Jumal mind ei kuule. Ei, selles kohas kindlasti ei ole. Jah, sina ise räägid Jumalaga, sina ise suhtled Jumalaga, sa veedad aega Jumalaga, ise uurid Jumala sõna, aga sul on vaja siiski inimest, kes sa märkad tema kirja kohta, ma pikalt lugesin, ta rääkis just, et inimesed ei oleks igasugustes õpetuste tuules ja segaduses ja eksitatud, mille pärast just,
et neil on vaja neid ande, kes annavad neile selguse, kes annavad neile arusaamise selle kohta. Ja Jumal kasutab inimesi. Jumal on pannud sinu kõrvale inimesed. Amen. Me ei ole nendest sõltuvad selles mõttes ja me ei pea ka, ütleme, nende peale pahanduma, kui me mingid meie soovid või igatsused või asjad ei saa täidetud nende kaudu, aga iva on selles just, et me peame aru saama seda, et Jumal on pannud meie ellu inimesed ja meil on vaja neid. Ja samamoodi on ka pastoriga. Meist keegi ei saa öelda, et meil ei ole vaja seda karjast. Nüüd mul võib-olla on seda natuke ebamugav rääkida, aga ma pean õpetama, see on Jumala sõna lihtsalt. Nüüd vaata korra Hebra kirja 10.25. Hebra 10.25. Ta ütleb niimoodi, tuntud kirjakoht kindlasti, ta ütleb nii, ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid manitsegem üksteist ja seda enam, et näete selle päeva lähenevat. Nüüd mõni ütleb, et ma olen väsinud, ma võtan puhkuse, ma ei käi enam nii palju koguduses, ma olen tahan kuidagi. Mida ta ütles? Ärgem jätke maha oma koguduse kooskäimisi. Sa võid olla väsinud. Sa võid olla võib-olla mingil põhjusel kurnatud, aga sinu kogudus ongi see koht, kus sa saad laetud, kus sul on vaja tulla, kui sul võib-olla on mingisugused probleemsed, keerukad situatsioonid, siis see ei ole see koht, kus sa pead eemale hoidma. Sest see on viis, kuidas kurat üritab inimesi ka segadusse tõmmata ja probleemidesse veel rohkem tõmmata, isegi nii-öelda täiesti valele teele tõmmata just selle kaudu, et nad saaksid eemale hoitud. Ja mõnel inimestel on väga erinevad asjad, mis neil takistuseks on. Mõnel inimesel isegi töö on takistuseks. Ja vahetevahel on see küsimus see, et inimene peab isegi tööd tähtsamaks kui kogudust. See on üks asi, mis meisse peab sisse olema kujundatud ja eriti ka lapsevanemana. Iga lapsevanem peaks mõtlema selle peale, et tema ülesanne on kujundada oma lapsesse harjumus käia koguduses. Nüüd, kuidas kujundatakse harjumusi? Kui me räägime, toome ühe teise ala, teatud toiduainete söömine. On mõningad toiduained, mida sinu organism vajab, mida ei saa lihtsalt ära jätta. Mõni ütleb, ma kuulsin sellest superdieedist ja sellest imeasjandusest ja mis iganes ja nad jätsid kõik süsivesikud oma toidust välja ja see on niisugune superdieet ja sellega saab kohe kiiresti alla võtta. Rumalus. Sul on vaja mõningaid väga konkreetseid toiduaineid, mida on kindlasti sinu organismil on vaja. Sul on vaja mõistlikus koguses süsivesikud, sul on vaja mõistlikus koguses valkusid, sul on vaja mõistlikus koguses ka rasvasid. Kõik rasva jätame toidust ära, kohe probleemid kadunud, see on vale. Piibel räägib sellest, et rasvaseid roogasid tuleb süüa. Ma näitan sulle kirja kohta, me oleme välja otsima. Aga mõistlikult tuleb neid kõiki asju süüa. Tasakaal on see mõistlikkus. Et see ei ole tark. Nüüd lähme tagasi tegelikult selle juurde, mis ma tahan siin välja tuua. Just see, et ka lastele on vaja sisse harjutada see harjumus, et nad õpiksid vajalikke toiduaineid sööma. Nüüd see nagu öeldakse, väga liberaalne on jälle see mõtleviis või vabakasvatuslik mõtleviis on see, et lapsele see ei meeldi ja too ei meeldi ja seda ta ei taha. Lapsevanem peab kujundama selle harjumuse, teatud asju süüa tal. Kui need on vajalikud, on mõningad toiduained, mis ei ole olulised. See, et näiteks kommi ei ole tal vaja näiteks ja magusaid asju tal ei ole vaja. Ta võib neid mõistlikult saada, aga see ei ole midagi sellist, mis ta peab kindlasti saama. Aga mõningad muud toiduained, mida tal on vaja süüa ja mida tal on vaja harjutada, see, et ei kujune niisugune harjumus, see, et pirtsutatakse ühe ja teise ja kolmanda ja neljanda asja ümber, eriti kui on tegemist vajalike, mis iganes, värskete ja niisuguste toiduainetega, see ei ole põhjendatud. Lihtsalt lapsevanem ei saa seda lasta. Ütleb, et sedasi ei käi need asjad ja see tuleb süüa. Me kodus, ütleme, lapsed olid väiksemad, meil oli ka see komme, et ütleme, oli see konkreetne, et kui oli soolane toit ette pandud, siis ta tuleb ära süüa ja magustoitu ennem ei tule, kui see ei ole ära sööd ja kogu lugu. See on kuidagi liiga korm. Meil on kujundame teatud harjumusi ja mis on tegelikult hiljem positiivsed nende jaoks, sest kui nad saavad üles, kasvavad suureks, siis neil ei teki sageli probleem, sest nii mõningatel inimestel on terviseprobleemid sellepärast, et nad toituvad valesti. Just, ja selleks ei ole mingit erilist spetsialisti või teadlast, on see, et nad lihtsalt teatud toiduaineid ei söö ja teatud olulised asjad jätavad mängust välja.
või ma panen ühe asja siia vahele, viskan sellega siia sisse ära. Näiteks taimetoitlus ei ole tark asi. Ma ütlen selle kohe nii otse välja. See ei ole tark asi, laus taimetoitlus, ma nimetaksin seda. See Piibel ei propageeri, see ütleb, et sööge kõike, mida lihaturul müüakse. Amen, ta ütleb niimoodi ja see on tark. Nüüd igaüks peab ise otsustama muidugi mida ja kui palju ja mis kogustes ja sa pead järgima südant nendes asjades. Aga on mõningad asjad, mis on äärmuslikud ja mis ei ole targad. Sest kogu see asi näiteks on sündinud tegelikult kultuslikest õpetustest, kui sa isegi uurid need asjad. Sinna ma ei hakka praegu minema, see on pikem võib-olla teema. Aga see on selline vaheasi, ma tean, mõnele inimest võib-olla viskab see nina peale kõvasti, aga see ei ole tegelikult tark asi, mida teha. Nüüd okei, see on pikem võib-olla teema oleks, aga lähme tagasi siia siis. Meil on vaja kujundada harjumus sisse nii oma lastele ja ka iseenesele see, et nagu oleks see, kui me räägime pühapäevasest koosolekust kui prioriteedist, see on päev, kus minnakse kogudusse. Meie oleme näiteks väga selgelt õigemale sugulastele teada andnud selle viisakalt pühapäeveti, ei ole mõtet teil sünnipäevasid ja igasuguseid muid üritusi, kogunemisi korraldada, me lihtsalt ei osale. Mitte sellepärast, et me ei lähe korda see või teine asi, aga koguduse koosolek on olulisem. See tuleb lihtsalt siis ümber sättida teistpidi. See on see, et ma tean, see on see päev ja sel päeval ma plavatsen kohale minna. Ja see on ka samamoodi muudes asjades, mis iganes meil lahutuslikke asju on. Kõik need on võimalik teistesse aegadesse panna, teistesse kohtadesse. Amen. Ja sättida endale selle paika, sest see on oluline prioriteet, sest et see on Jumala sõna, see on see, mida meil on vaja. Ja küsimus ei ole lihtsalt selles, et pole viga, ma tänasel päeval saan ju seda videot ka isegi lausa järgi vaadata. Mis see on nüüd probleemi? See on rohkem erand kui reegel. Jah, mõni situatsioon on see okei, mingiks korraks aktsepteeritav, aga kui see muutub pidevaks praktikaks, see, et inimene kogu aeg otsib igasuguseid vabandusi ja põhjuseid ja laseb tööl ja erinevatel muudel asjadel ennast tõmmata Jumala kogudusest eemale, see põhjustab varem või hiljem probleeme, sest et tal on küll tehniliselt karjane, aga ta ei saa selle karjase sõna kuulda. Ja ta on ikkagi piinatud ja vintsutud. Ja see on reaalsus tegelikult ja see on väga tõsine asi tegelikult see, et me peame seda mõistma, et kuivõrd oluline prioriteet on see, et nagu oleks see pühapäev saabus, ma lähen kogudusse. Ta ei ole see, et nagu kas lähen sinna või tänna või kolmandasse kohta, oi tea, kas täna polegi nagu päevaks plaan. On küll plaan on paika pandud juba, sest täna on pühapäev ja täna on koguduse koosolek ja see on see, kuhu ma lähen. Et selles mõttes, ma saan aru, on erandsituatsioonid ja need olukorrad, kus inimene võib-olla on võitlemas mingisuguse haigusega või asjaga või erinevad asjad ja tal ei ole võimalik minna, siis vähemalt ta on siis selle ekraani taga ja ammutab sealt maksimaalselt või mingisugused muud asjad võivad olla ette juhtunud tulnud, aga sellegi poolest, et see hoiak peab olema meis. Amen. Nüüd see ei ole sellepärast, et mina olen pastor, et ma saan palka, ma pean olema tööl kohal mitte ainult see põhjus ei ole, vaid see on seesama, et see prioriteet peab olema see, me oleme koguduses kohal. Isegi kui me oleme konverentsidele minemas ja näiteks on seal koguduses on eelnevalt näiteks üks pühapäevane koosolek, mis ei ole otseselt osa isegi konverentsis ja kui me oleme kohal seal linnas, siis me lähme ka sinna kohale. Me võtame sellest osa, sest et see on ka oluline see, et me tahame ka kogudusest osa võtta. Niisiis see on väga oluline, et me saame aru, et kogudus ja koguduse koosolekud on prioriteet. Amen. Amen.